Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Tänase palvepäeva palvuse sissejuhatuseks ja alguseks loen 30. psalmi. Taaveti laul tänu surmast pääsemise eest. Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast, ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast. Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast. Sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust. Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. Aga ma mõtlesin heas põlves olles, mina ei kõigu iialgi. Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe, kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu. Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin. Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust? Kuule, Issand, ja ole mulle armuline. Ole, Issand, minu aitaja. Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks. Sa vallandasid koti riide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja esimene piibli lugemine Vanast testamendist tänasel palvepäeval on 5. Moosese raamatust 4. psalmist, psalmid 29 kuni 31. Te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta. Kui seda ta otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päeval, siis pöördud sa Issanda oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand su Jumal on halastaja Jumal. Ta ei jäta sind maha ega hävita sind ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tänane teine piibli lugemine on Uuest testamendist, apostel Pauluse kirjast roomlastele 5. peatükist, esimesed 11 salmi. Ja Paulus kirjutab siin sellest, kuidas Kristus on meid lepitanud Jumalaga. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid.
Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena seisame lepituse Jumalaga, tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tänane evangeeliumi lugemine on Matteuse evangeeliumi 4. peatükist, salmid 23 ja 24. Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria. Ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Need on piibli lugemised tänaseks esimeseks palvepäevaks, mille ma olen peapiiskopina välja kuulutanud seoses eriolukorraga, mis on Eestimaal ja väga paljudes teistes riikides ka välja kuulutatud, sest on levimas koroonaviiruse haigus. Me elame paastuajas ja paastuajal me oleme ikka vaadanud Kristusele. Me pöörame silmad Kristusele, kes teeb meid terveks, kes viis risti üles Golgatale ja kes löödi ise risti selleks, et meid ei peaks enam risti löödava. Et meie ei peaks enam oma süü või patu pärast nõnda kannatama. Et meie ei peaks oma patu pärast surema. Jah, me sureme, sest me oleme surelikud, kuid Kristus teeb meid elavaks. Me ei saa välja kuulutatud eriolukorras minna kirikutesse. Ka minu soovitus on: olge kodus, lugege piiblit kodus, palvetage kodus. Püüdke olla osaduses Jumala rahvaga läbi raadio jumalateenistuste ja palvuste või kellel see võimalus läbi interneti. Me oleme eriolukorras. Eriolukord ei ole midagi sellist, mis praegustes tingimustes seaks meie elu ohtu, kes me kodudes viibime. Kuid see ei tähenda, et maailmas ei ole inimesi, kellel elu oleks praegu väga turvaline ja neid ei ohustaks viirus või muud hädad, mis kaasnevad praeguse erakorralise ajaga. Ma olen kuulutanud välja palvepäevad kuni vaikse nädalani, sest me loodame, et vaikset nädalat me saame ehk teistmoodi tähistada kui praegu eesseisvaid pühapäevi. Sellel nädalal, nii täna kolmapäeval kui reedel, samuti järgmisel 2 nädalal, kolmapäeviti ja reedeti, on palvepäevad. Nendel päevadel 18. märtsil, mis on täna, 20. märtsil, mis on reedel, 25. märtsil ja 27. märtsil järgmisel nädalal ning 1. ja 3. aprillil ülejärgmisel nädalal me helistame kirikukelli keskpäeval kell 12 ja kell 3. Me helistame kirikukelli selleks, et inimestel meenuks, et me oleme paastuajas. Et neil meenuks,
et me oleme rõõmsad oma usus. Meil on võimalus oma usku rõõmsalt kuulutada, tunnistada, oma usu juurde kindlaks jääda ka praegusel erakorralisel ajal. Aga neid kirikukelli helistatakse ka selleks, et meile meelde tuletada, et me peame ka palvetama. Palvetama sellepärast, et see olukord mööduks. Palvetama sellepärast, et me ise võiksime jääda kindlaks. Palvetada kõigi rahvaste pärast, keda praegune häda on tabanud, ka Eesti pärast. Palvetada iseenesegi pärast, et meiegi hing oleks hoitud ja me hoiaksime silmad Kristusel. Nõnda on siis palvepäevad ja kogu see aeg, milles praegu elame, soodusaeg selleks, et me võiksime pühakirja lugeda, et me võiksime tegeleda vaimulike asjadega, et me võiksime palves olla, et me võiksime ka üksteisele toeks olla, helistades üksteisele, kirjutades üksteisele. Ja kui keegi on väga hädas, siis aidata oma võimete ja suutlikkuse piires. Ma loodan, et me oleme kõik rõõmsad. Rõõmsad usus, mis meile annab kindluse ja rahu jääda ka sellel äreval ajal oma issandale truuks, hoida silmad Kristusel ja olla ka toeks seeläbi kõigile teistele. Me palvetame. Issand, me palvetame, et meie kõigi eest kannatanud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks meile, patu kahetsejatele ja meele parandajatele meie eksimused ja meiegi patud. Me palvetame, et Jumal halastaks patuse maailma peale, et tema ise näitaks meile valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaailmsest kriisist välja tulemiseks. Me palume, Issand, kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast. Ole sina see, kes neid valgustab seal, kus ajalik päike ei paista. Me palume sinult tervenemist kõigile, kes on haigestunud. Sina oled arst, kes on lubanud aidata kõiki, kes sinu poole pöörduvad ja sinu nimel abi paluvad. Me palume õnnistust aga ka arstidele ja meditsiinipersonalile, kõigile, kes praegu haigeid ravivad üle maailma, aga ka siin Eestis, kõigile, kes hoolitsevad ja hoolivad ligimesest. Me palume kõigi ametikandjate, kõigi ametnike ja otsustajate pärast, kes nii riigis tervikuna kui linnades ja valdades, isegi külades kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad. Me palume, et sina ise, Issand, annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt, astuda õigeid samme, teha õigeid otsuseid. Me palume, Issand, kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, eriti praegu, mil meie tavapärane töörütm on segi paisatud ja me ei saa koguneda kirikutesse, anna, et me siiski leiaksime tee sinu sõna juurde, palve juurde ja võiksime olla osaduses teisel moel, kui me muidu harjunud oleme. Me palume ka kõigi kiriku liikmete eest, kõigi koguduste vabatahtlike abiliste eest, eriti nende eest, kes praeguses kriisis on samuti oma hooliva südame viinud appi teistele inimestele. Me palume kirikutöö tegijate ja vaimulike eest, et nende jõud ei raugeks Jumala teenimisel ka praeguses keerulises olukorras ja et me kõik võiksime teenida ligimeste kaudu ka Issand sind. Aga anna meile ka hingerahu ja meelekindlust. Anna, et me võiksime olla rõõmsad oma usus ja ka nendel aegadel, kui meile tundub, et asjad ei ole nõnda, nagu me tahaksime, et nad oleksid,
sina pööraksid kõik halva heaks. Me palume Issanda Jeesuse Kristuse nimel lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas. Issand, sinu nimel me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud igavesest ajast igavesti. Õnnistagu meid kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.